põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Ja tervist! Kokku tulnud jalgpallistuudio. Meil on käes reedene päev, kell on 13.40. Oleme Delfi 4. korrusel kahekesi. Mina, Eido Raljurand ja minu vastas Madis Kalvet. Miks oleme kahekesi, siis loomulikult Andres Ooper, meie kolmas liige, on ju hetkel kaudel väljamaal, kus tema U18 koondis EM-valikmängust tõmbas 3-1 kotti Montenegrole, et mees jääda passia pole mitte midagi öelda, aga et ei oleks siin sellises saadetes auto ja kuna mulle meeldib reageerida siin jooksvalt, siis täna räägime kolmest asjast, alustame sellisest päevadajalisest, et natuke räägime Kalvetiga rohkem sellisest igapäevasest Pohlaku teemast, Pohlat versus Klaavan, mis meie arvamus on, kuidas need seisund näivad olevat ja siis saate ühes osas hakkame vaatama otsa seda koondismängule, et kui te kuulate meid peale koondismängu, siis siis võite kinni ära panna, et piirduge selle esimese saate osaga ja siis kuulate juba meie järgmist saadet, kus võtame selle mängu kokku, et väga lihtne. Tere, Madis Kalvet! Tere! Kuna meil on selline natuke eksprompt nagu ikka, siis Edas midagi, et natukene võib-olla seda Pohlatu asja võiksin vaadida, et tegelikult mul olid vabad päevad ja siis vaatasin, et Eesti Päevaleht oli teinud ise kuulsa juhtkirja, et Pohlatu vaiki kui iavesti äkki oli see sõnum. Kuidas see siis ikkagi nii läinud on, et tahtsime tegelikult me kõik jalgpalli kodukond siin saada debatte, aga lõppkokkuvõttes üks mees räägib absoluutselt igal pool ja teine mees on kadunud. Selles mõttes okei, et Eestis võib-olla sinu kõne võtab vastu ja Ott Järvela kõne võtab vastu ja Sokkerneti kõne võtab vastu ja siin teistele toimetustele ta ei suvatse isegi vist enam kirjutada. Täitsa läinud, et miks see nii läinud on ja kuidas sa üldse hindad seda strateegiat, mille see alustame siis Klaavan, mille see Pohlak võtnud on? Raske ongi mingit võib-olla konkreetset seisukohta võtta või mida see täpselt taotab sellega, aga selge on tõesti see, et kuidas ise ka alguses arvasin, et hakkavad ka tulema debatid ja räägitakse ja et tulebki selline sarnane nagu EOK-trall oli, et ühest meediamajast teise käiakse ja räägitakse jutud ära, aga mida rohkem edasi on läinud, seda rohkem ju Pohlak varju on tõmbunud, algus olid ikka ju kui Klaavan midagi ütles, siis saati Aivarile küsimused, siis tulid kirjalikud vastused ja kõik said teada, mida siis Pohlak arvas näiteks sellest Klaavani arvamusest, aga nüüd on isegi see osa ära kadunud ja on ikkagi jäänud sisuliselt ainult see, et ütleme Klaavani soolo ja siis kõik mõtlevad huvitav, kus kohas Aivar Pohlak on. Selles mõttes, et kiidame võib-olla ka seda, et Klaavani pool on ikka suutnud. Need väiksed mädapaised, mis siin kuskil jalgpallis on olnud, et ükskõik, kuidas sa võtad, et on see kohtunike teema, Fischeri teema, tuli ikkagi toodi ära, siis oli, eks ole, see Viljandi teema, ma ei tea, selle võib-olla leiti teine leidis ühes, et kuskilt see Pelle Pohlak tehti seal Viljandi juhiks, siis eks ole see noorte jalgpalli teema, kus ma ütlen, minu meelest ei ole see asi üldse nii mustvalge, nagu siin üritatakse näidata, et kogu selle summade asjas. Siis eks ole nüüd viimane asi, eile tuli seal Õhtulehe 3. poole, et seal tuli välja, et näed, et Pohlak väidetavalt on lubanud, eks ole, kellelegi karistust vähendada, et selliseid pahandusi on järjest, aga need on sellised lähevad selles mõttes must auto, et ühel mehel ongi savi. Ütleme samas eilne asi seal sel hetkel sõna vast olukord, et ega seal on nüüd raske nüüd öelda, kes seal täpselt nüüd õigust räägib ja mis seal täpselt juhtus, et ja samamoodi ütlesid ka see noor jalgpallurite asi, et kui seal ongi näiteks, et seal on kuidagi eelnevalt üle tõmmatud ja hea küll see sükse lepingu pakkumine on kindlasti mingi jama, aga samas on ka selge, et ega see noorte jalgpallurite üleminek, kas ongi selline keeruline ja seda klubid vahel on tihti veel ongi palju paksu verd ja ilmselge on see, et see peaks olema kuidagi Eestis paremini reguleeritud. Mina siinkohal ei oska öelda, mis see täpselt see õige lahendus oleks, aga kindlasti on see küsimus, mida tuleks lahata ja lahendada ja seal peaks olema need reeglistik peaks olema selgem. Ja see on see kohtus, et seal on debatid, et selles mõttes, et see Pohlaku ärakadumine, reaalselt on ära kadunud, kas ainult mul on tunne, et mõnes mõttes on ta selles plaanis mänginud end nurka, et mina ikkagi usun, et jätkuvalt, et küll Pohlak selle ära võidab, et selles mõttes on ta arvestus, kuidas see, et ta
kuidas see Tartik on võetud, ma arvan, kuskil on kokkulepped saadud, võib-olla eksin, võib-olla mitte, eks näis, vahet ei ole, mina ei otsusta, aga selles plaanis koduse ärakadumine natuke hakkab see meenutama, teab mida või? Aina rohkem, Edgar Savisaar, see on see Tallinnas võimul olev Edgar Savisaar, kellele, et tal oli nagu savi, mis see üldsus arvas temast, on ja seepärast tal olid vene hääled, natuke sarnane, ja siis pensionäride hääled, ütleme pensionäride hääled on siis mingi Flora süsteem ja mingid sellised kuskilt õnnelikud, et viskad seal pallikotti, viskad 100 eurot pensionilisa, on ju, et tal on need hääled olemas ja tal ongi nagu savi, mida arvab siin keskmine inimene ja siis Tallinnas oligi selline räige vaatum, eks ole, et sul on nagu kuskil on selline inimene võimul ja mitte midagi pole teha, aga jalgpallis on nagu selles mõttes keerulisem, et see kuidagi kodurond justkui on ühtne, et selles mõttes jalgpallikodu pole suur, eks ole, ta võiks kokku tulla, aga nüüd minu meelest see on väga suur oht, et see nihed oleks sisse, et kui oleks selline debattides võitlus, Pohlak oleks võitnud ja ma oleks müts maha, et okei, et nüüd ma saan aru, et Pohlak oligi seal debattides ja selgitaski ära ja tal on oma point, aga kuna seda oma pointi ei ole nagu üldse selgitatud, siis vägisi jääbki see mulje, et selline Pohlak, kui võidab, siis see ongi selline suure skeemitamise pealt. Või tadatoo juttude, skeemitame alt seal tadatoo juttude pealt. Põhimõtteliselt tuleb selles mõttes sooga nagu nõus olla, et ilmselgelt ta tunnetab, et tal on nagu töö selles mõttes tehtud, tal on hääled koos, nii palju kui ma aru olen saanud, siis ta ise ongi suhteliselt nagu veendunud selles, et ta võidab ja ilmselgelt on selles mõttes see teadlik taktika, mis praegu on nagu võetud, et see ei ole selline juhuslik, et ma nüüd korraks kadusin ära ja tundus, et päris hea, et äkki laseb lõpuni niimoodi. Et ilmselgelt sellel on mingi konkreetne põhjus, mis see konkreetne põhjus on, seda ma öelda ei oska. Siin on arvatud ja spekuleeritud seda, et kui seda Jalgpalliliidu poolset debattigi välja pakuti, et see oleks olnud kindel moderaator, küsimused oleks kõik läbi moderaatori käinud, et see oleks olnud selline mõnes mõttes turvaline keskkond, et samas kui tuleb siin meediamajades debatid, sa kunagi ei tea, kui Gunnar Lehest juhatab näiteks debatti, et mida ta küsib, et kas asi on nagu selles või on asi milleski muus, et see kõik ongi, kuna ei ole otsest ühest vastust, siis lõpuks ongi, see tekitab erinevaid spekulatsioone, erinevaid kuulujutte ja lõpuks, mis seal tõsi on ja mis seal ei ole, seda ongi raske nagu hinnata. Ja, et selles mõttes, isegi vaata sattunud võib-olla see jalgpallifännidega ründase laua taha, siis selline Pohlak Jaroslav, see ikka ajab inimesed kurjaks vaidlema, vaata, et selles mõttes, et seal on ikkagi, seal on oma naks selge poolt, et kes on ikkagi, ühe plussid, võtab kõnesid vastu ja siis teise plussid, et kuidagi see on selline asi, mis ikka nagu ajab rahvast ikka natukene rahte lehte küll. Iseenesest see on tõesti tekkinud, et kui varasemalt võib-olla oligi Pohlaku puhul see, et ma ei tea, kes viskas nalja seal, ma ei tea, et tal on pikad juuksed ja tal on vest või ta on teinud seda teist, ja võib-olla keegi Mokases kuidagi mainis, et ta on midagi head ka teinud, üks ütles, et ainult mingi jama on teinud, aga nüüd on nagu tekkinud see Pohlaku kindel nagu toetusleer või sellised inimesed, kes on väga jõuliselt tema selja taga. Minu meelest varasemalt selliseid inimesi nagu, vähemalt avalikult nagu neid nagu väga näha ei olnud või avalikult väga sõna ei võtnud, aga nüüd on nagu kuidagi väga jõuline seltskond inimesi, kes tekkinud, kes kiidavad, et mis tema teeb on kõik õige ja muidugi on teised, kes kiidavad Klaavani leeri, et selles mõttes tõesti on tekkinud sellised kaks kuidagi nagu vastandlikku jõudu ja kes tegelikult näevad neid asju, mulle tundub ikkagi kohati päris erinevalt nagu ja. Korvpalligrupis oli küsitlus, et kes oleks Eesti Jalgpalliliidule parem järgmine juht või parem juht. 1100 inimest on hääletanud, arva mitu protsenti häältest sai Pohlak ja mitu protsenti Klaavan. Et arva, mis see suhe jäi korvpallifännide meelest? Ma ei tea, pakun mingi 9-1 või? 9%. 90 ja 10. Oi, 98% versus 2%. Et see on ta osa sellest, et ta mingi oleme ausad, et Klaavani leeri Tartik oli selle avalikkuse enda taha saamine. Ja see on neil õnnestunud. Siin see PR ja PR ettevõte on selja taga ja kõik need jutud, okei, aga tegelikult see on ikka õnnestunud ülihästi. Et selles mõttes, et kui sa küsid siis neutraalselt, ma ei tea, suitsunurgas küsid kellegi, siis nagu nemad on ikkagi see, et ma ütlen, et see kampaania, kui selline on hästi õnnestunud Klaavanil, pole mitte midagi öelda, miks ma? Seal ongi see, et tegelikult ju võidime öelda, et see
keda see avalik arvamus siin huvitab, et valivad need 106-103 liiget, eks lõpuks ole näha, kui palju nüüd kokku tuleb see, on ju. Aga iseenesest selle avalikkuse mõjutamisel on ju väga selge eesmärk ka, et nad ju tegelikult tahavad jõuda nende jalgpalliklubide noorte lastevanemateni, treeneriteni, kõike see nende klubidega seotud ja nad läbi selle ju muidugi loodavad, et klubidest tehtaksegi rohkem neid klubisiseid hääletusi ja klubid, nii-öelda see klubi laiem kogukond otsustaks, milline see klubi lõpphääl on, mitte ei otsustaks ainult see klubi juht. Et ilmselgelt on selle avaliku mõjutamisel on nagu oma strateegia ja oma eesmärk, et seda ei tehta nagu niisama, et lihtsalt olla nagu meedias pop-poiss, vaid see on ka nagu reaalse sihiga tegevus tegelikult. Kas sa oled üllatunud, Äripäev on vist võtnud ära selgelt oma juhtkirjas selle, Andre, alustan alguses seda, et oled sa üllatunud, et see meedia on hästi kaarts läinud. Tegelikult on, vaata, see mõttes, et paljudes asjades on ikkagi neutraalsus on ikkagi ära selline üsna randev jõud, aga olgem ausad, Äripäev on ikkagi selgelt öelnud, et Pohlart välja aitab küll, on ju. Delfi juba juhtkirjad, et selles mõttes, et Pohlart oma näo raatan, on ikkagi mõnes mõttes. Mina ei olnud seal lava taga, kus seda otsustati. Mina ka ei olnud. Aga Ruskil ikkagi on meie oleme ära seisukoha võtnud. Ja siis, et Ruskil on Õhtuleht, kes on so and so, eks ole. Aga seal on ikkagi podcastis rohkem käinud läbi, eks ole. On Klaavani tiim on kõik läbi käinud ja samal ajal, eks ole, seal vist Altraja ütles, et ma teie podcasti tule, sest olete nii sinna suunas. Ja siis kuskil on Sokkerink, kes vist ei ole ise ühtegi lugu teinud, aga väga hästi kõik, mis on väga hästi refereerinud, kiidame. Ja siis on kuskil see Postimest, kus on ta on nii tiim Pohlart või Anna Polle, et see on täitsa mustik, et seal on, ma loen, täna on raks uudist, esimene on see, et Kihlvi Rontori Pohlart alistab Klaavani väga kindlalt ja siis teine on, et otseülekanne Rannar Klaavani kampaaniaürituselt, et need sõnastused on kõik sellised, et let's go, et see Klaavanil on kõik see, mis Klaavan teeb, on paha PR-üritus, pooled asjad, mingi Fischeri pahandus ja kõik need ei vääri isegi mainimist ja kui mingid mainimised on, siis need on ikkagi nii, et sulle on kalduna, mis ei ole halb, selles mõttes toimetus on võtnud seisukoha seal selgelt, et nemad on, eks ole, Pohlart paadis, mis on okei. Minu meelest mina ei saa öelda, kes on halb või vale. Ma olen ka alati avalikult välja öelnud, et mina olen korvpallis Keila poolt, sest ma olen Keilast pärit. Et jumal eest, aga kas see, et meedia on ka läinud ikkagi kaheks, et kas sa oled üllatunud? Kokkuvõttes ei ole üllatunud, samas me ise mina ajakirjaniku eeldaks, olen üritanud hoida võimalikult neutraalset joont või nii-öelda mõlema poolega suhelda nii palju kui võimalik ja nii-öelda mõlema poole seisukohti edastada. Aga ütleme, samas on võib-olla Eestis seda ei ole nii tavaks, aga võtad kas või USA meedia, kui on valimised, ühed on ju puhta vabariiklased, teised on puhta demokraadid ja seal lehtede kaup ongi niimoodi, üks toetab ühte ja teist, on ju. Et kuidagi meie kultuuris see tihtipeale ei ole harjutud sellega, et väga nii selgelt ollakse, pigem on see, et sa kajastad seda olukorda või tood, et mis seal nüüd on ja mis seal toimub ja... vaatame, jalgpalli näitas ka, et Inglismaal on vähem, Hispaanias on ka, Martsa tead, kelle poolt ta kirjutab ja mingi teine Barcelona poolt ja AS kirjutab on ju Reali poolt, Marka on Reali poolt ja siis sealt Kataloonias on teised lehed. Ja Itaalias on ka, sa tead juba, et see on seal Roomast leht on ja see räägib Juventus on ikka kõige halvemas üldse ja siis on kuskil on Torino lehed ja siis on Milanost pärit lehed, et isegi kui on üleriiklikud, siis ongi selge, et kellegi poolt, et ta ei ole väga selline, ta ei ole midagi sellist väga harukordset, et selle peab küll ära mainima. Aga ütleme niimoodi, selles mõttes ongi, kui see Äripäeva juhtkiri välja, et siis tegelikult kõik muu on ju, ütleme nii-öelda tõlgendamise küsimus on. Sõnaandmine. Et kokkuvõttes ei ole ju, et ei tea, Postimees ei ole välja öelnud, et me nüüd oleme tiim Klaavan ja ma tea, tiim Pohlak ja meile ju Delfi spordis ka välja öelnud, et me oleme näiteks ala tiim Klaavan või tiim Pohlak on. Et pigem see on siis olnud ju ka inimeste enda järeldus teatavate artiklite või kajastusmudelite järgi, et ongi, et see Äripäeva juhtkiri on selles mõttes ju väljaannetes tegelikult sisuliselt ainus, kes on nii-öelda sõnades ka konkreetse seisukoha välja öelnud. Ja meil on minul on lihtne, mul viskas see kogu see teema juba mingi 6 aega tagasi üle, ma pole üldse kajastanud ja sina oled vaata neutraalselt ja me oleme väga halvad inimesed ja sel teemal rääkima, et meil ei ole avalikku kirjad, kas palju üldse kirjutavad sel teemal, vist ei ole. Selles mõttes jah. Meil on, mis ta on siis, vähem kui 2 nädalat.
mis arvates, mis saab? See algne suur 80-20-70-30% nagu lähevad nagu vist on nagu jõhutunded lähevad aina rohkem sinna natukene Klaavenil nagu see protsent tõuseb, sellepärast et äkki on ikkagi mingid klubid, eks ole, kuuled ja, et kuskil klubides on juht öelnud, et näed, mina hääletan, eks ole, Pohlart poolt ja siis kuuled, et treenerid on pahased, lapsevanemad on pahased, me tahame oma häält kaasa rääkida, mis on see vist kõige suurem selline küsimärk, et palju selliseid lahtisi hääletuskohti on, kus saab nagu see kodukond, ütleme siis, kodukonna all siis ütleme lapsevanemad, treenerid, mängijad, et palju need saavad üldse kaasa rääkida? Selles mõttes algus oli ju kohe see, et ongi siuke 80-20 Aivari kasuks on ja siis see hetk, kui Klaavenil tuli ju mingi hetk see pressiteade, et tema poolt on ikka 40-45 klubi on ju, siis tundus, et oli esimene kord vist, kus hakati nagu mõtlema, et äkki sealt tulebki nagu päriselt ka valimisvõitlus, et kuni sinnamaani oli ikka see, et keegi väga seda tõsiselt seda nagu ei võtnud ja nagu hiljem olen võib-olla kuulda ka olnud, et siis võib-olla see esimene kord see 40-45 võib-olla oli siuke äkki natuke paisutatud võib-olla on ju. Ütleme, et seal oli nagu väheke õhku sees on ju. Aga siis vähemalt juttude järgi on praeguseks ikkagi nagu see seis nagu muutunud ja nagu eile ju samas seal Õhtule podcastis ju Klaaven ütles ka, et nüüd ongi 50-50, tema ütleb, näeb, et nüüd on 50-50 on ju. Aga mõtlen, nii palju, kui ma neid taustu asju olen uurinud, et millele seal kumbki pool nagu loodab ja et siis seal ongi tihtipeale kohati tunduvad need nii vastukäivad, ma saan, et ongi see, et sina loodad, et läheb nii, tema loodab, et läheb naa on ja siis kumb see tegelikult on, seda nagu ei tea, et oligi see, et alguses räägiti, et salajane hääletus, see on kindlasti Klaaven trump. Et siis seal boksis saab panna nii, et keegi ei näe, mis ma seal hääletan on. Ja samas just jälle see surve nendele, surve, mis on siis läbi lastevanemate ja treenerite ja läbi nende on, et kui see lõpuks seal klubis tehaksegi hääletus, suure tõenäosuse hääletuse võidaks on ju Klaaven, aga lõpuks ju sinna boksi juurde läheb ikka klubi juht. Ta läheb sinna, paneb ikka selle linnukese nii nagu parasjagu tema näeb või temal mingid kokkulepped on või temal parasjagu vajadus on, et ta ei tohi seal sellest pilti teha, et pärast näidata, näed, et kuule, et ma ikka hääletasin nii on ja sa võid öelda küll, ma lähen ja panen nii, aga tegelikult kastitsen teistpidi on ja et lõpuks seal ongi, et mõlemal on omad mingid eeldused, lootused, aga lõpuks, kui ma need lootused nagu peale jäävad, see on nagu, seda on tegelikult nagu väga raske öelda ja nagu ma olen kuulnud ka neid klubisi, kes on ju mingi hetk nagu mõlemale öelnud, et ma olen sinu poolt ja ma olen ka sinu poolt. Sinusugused libedad mehed, kõigi poolt, või Saaremaa klubid, sealt Saarevaalt tulevad, ei saa olla Saaremaa klubid õige, aga muidu ütled Saaremaa klubid, on see libedad kõigi poolt, vaata. Ma räägin, müstiline mees, kahe Sildaru leeriga saad läbi ja nüüd nii Pohlart kui Klaaven leering, ma ei tea, kuidas sa teed seda, ma ei tea. Mul neutraalne inimene. Kuidas on see võimalik vaata see mõttes? Kurat, sa peaks minema sinna selleks lepitajaks suurtele sõdadele, sa võib-olla raiskad ennast, ma arvan, sa suudaks kõiki laua taha, vaata, teeb paar kõnet, räägid, vaata, ma saan sinu pointist aru, mul enda arvamust ei ole, vaata. Ei lõpuks on see pointist on aru, aga mõtlen, kas ma need pointid kokku suudan sõlmida, seda nüüd ma arvan, nii suurt vastutus kindlasti ei võta ja nii suuri lubadusi ei anna. Aga selles mõttes küll, et ega ju, ma ei saagi öelda, et üks on nüüd nagu lõpuni hea ja üks on lõpuni paha, seda kindlasti ei olegi, et seal mõlemal on kindlasti omad plussid, mõlemal on kindlasti omad miinused, et kui nüüd üks tuleb, et siis läheb nüüd ropult paremaks või teisega läheb ropult halvemaks, kummagi kohta seda ju kokkuvõttes väita ei saa. Et et mis seal nagu saama hakkab, seda ongi selles mõttes nagu keeruline öelda, et kuna tegelikult seda müra ja seda udu seal ümber on nagu nii palju, et mida sealt nüüd täpselt nagu tõe pähe võtta, seda ütleme raske hinnata tegelikult. Aga ees põnev, et kaks nii äärmuslikku lähenemist, et täitsa huvitav, et fun on igal juhul, selles mõttes ma ükskõik kumb võidab, igal juhul on fun, et selles mõttes, mis saab edasi, et selles mõttes, et olgem ausad, kui Pohlart võidab niimoodi ära, et ta pole, ütleme, laias laastus mitte kuskil näol andnud,
need, kes olid Tiim Klaavan, nad ei lähe ju enam selles mõttes nagu, et okei, Pohlart, sa võitsid ausalt, on ju, et ei, sa võitsid Tarra tubades, sa pole minu president, on ju, laias lastus. Et see on üsna reaalne. Mind täitsa huvitab, teen energia ülemineku. Nüüd kui kuulate seda laupäeval, siis võite kinni panna, siis ma teen nüüd ülemineku Roondisele, et mind täitsa huvitab, kuidas see Roondise fännid selle asja vastu võtavad, et siin kas üks või teine pool julgeb meelsust näidata, et ühes või teises suunas, et ma eeldan, seal fännitribüünil ei ole, üsna loogiline, et seal ei saa olla, kõik ei peagi olema Klaavari poolt. Ei, kindlasti ei olegi, et seal fännitribüünil on ka väga palju neid, kes on Aivar Pohlaku poolel. Et huvitudes seal nagu ühes või teises suunas mingit arvamust avaldatakse, et koondise mängijad, küll osad on avaldanud, aga koondises teeme siis nii, et ennustame seekord siis algkoosseisu Eesti koondise ja Iisraeli mänguks. Et põhjussüsteem on lihtne, et meil endal fannim, et peame panema mitte mehed ülitäppi, vaid peame panema lausa positsioonide kaupa täppi, et kes on ikkagi, kus mängib. Eks me jõuame need puudujad siin kohe läbi käia, aga ma lihtsalt Karl Jakob Ein, eks ole, on meil mõlemal väravas, see on nagu raudpolt. Siit on võib-olla hea küsida, et kas sa oled üllatunud, et Hein ja Räit näiteks üldse presidendi valimised teemaks võtsid ja kas kiida teaks, et kas sina oled selle sõnavabaduse poolt või sa oled nagu üks teatud Postimehe sporditoimetuse juht kuskil saates ütles, et see on ikka väga halb, sellepärast, et ei tohi ikka teha sellist asja, mingid avalikku sõnavõttu enne suuri mänge, sest see on ikkagi, võib sisekliimal halvasti mõjuda ja see on ikkagi selline tobedus. Ma ei usu, et ta nüüd sisekliimale halvasti mõjub, et vaadata seda, kes meil koondise peatreener on, et tema on üldse tundub väga külma kõhuga mees ja ma usun, ta suudab kõik need sellised, kui ka tekivad mingid sellised arutelud või asjad, ta suudab seal need kindlasti kuidagi nii-öelda korralikult kokku võtta, et ma ei usu, et see mingeid võbelusi seal tekitab ja samas kui esmaspäeval koondise kogunemine, siis mõlema mehega küsiti ka antud teema kohta ja siis mõlemad ütlesid, et me oleme oma nii-öelda avalduse teinud ja rohkem ei näe põhjust sellel rääkida ja see ei olegi see, et kumbki ei tee nagu mingit kampaaniat ja kumbki ei käi seal mingi Klaavani agendat nagu tagumas, et see mõtle, mis asja võiks tulla, Tiim Klaavan, kõik koondis tuleb, Tiim Klaavan soojendustressingi, kurat, see oleks ilus. Ja ma ei usu, et sükast asja nagu juhtub ja ütleme samas kokkuvõttes ma ütleme nii, et ma ka pigem nagu õigeks ei peaks sellist asja, et kokkuvõttes selles olukorras on kõige tähtsam mäng ja tuleks keskenduda nagu sellele mängule ja pigem ma olen ka seda meelt, et väga palju oleks sellele kõrvalistele tegevustele vaja nagu rõhku panna, et nad mõlemad tegid oma postitus ära, mõlemad ütles, et nad rohkem sellest ei tahagi rääkida ja selles mõttes suures plaanis on teema maas, et ei ole seda sükast meeletut trummi tagumist ja et ma usun, et kõik on keskenduvad mängule ja nii see peabki olema. Jah, kaitsekriis on, eks ole, meil koondise see peamine teema, et see oli seal koondises, vaata see treenilaaris oli huvitav, et küsiti, et Mets on puudu, et mis on selle Tamme ja Peetsoniga ja siis ennult küsiti, Henn siis hakkas lugema ja mõtlete ka, ise hakkas lugema, et ja mõtlete ka Turri, Lilanderi ja ma ei vähegi oli veel, et seal neid Hussar oli ka langi. Ja Hussar, et siis ta ise hakkas lugema neid nimesid ette, et laias laastus keskkaitsestest on puudu Mets, kes oleks kindlasti alustanud, Joonas Tamm väga tõenäoliselt oleks alustanud, Rasmus Peetson, oleks kindlasti alustanud, kui esimesel katsmeest on puudu. Hussar siis langes välja mingil põhjusel Turr, Lilander, mul on juba 6 nime keskkaitsest, või kesk- ja paremkaitsest, et mis on kõige suurem mure? Kuidas see eelmine mäng, mis seal toimus? Iisrael tuli oma vasakult äärelt, tuli, seal oli see Solomon, see Klotš, see mängis seal nagu, see Iisrael on nagu mängust mängu, nad tulevad ainult vasakult äärelt, seal on nende parimad mehed, seal on nende tippvennad, see Klotš on eeldatavasti järgmine aasta kuskil tippklubis, Solomon on juba Premier League'is mängid, seal on nagu need kõigemad mehed. Ja meil pole sinna mitte kedagi panna, et just see positsiooni mõistes, et isegi, et oleks vasak kaitses mure, oleks nagu okei, pole nii hullu. Arvestada Iisraeli loogika, et see Revivo oli vist see vende vasakkaitse ka, see on nende suurim oht on seal ja meil pole parem kaitset täitsa petkis. Ei see
on jama jah, pole midagi öelda, selles mõttes seis on nagu kehva, et muidu olekski see, et kui oleks meil seal mets olemas on ju, siis oleks keskel üks selline hea palliliigutaja olemas ja siis võikski Baskotsi lükata sinna paremasse äärde või jah, ütleme, Baskotsi olekski võib-olla paremas ainult sel juhul, kui mets oleks olemas, et ma arvan, Tamm Kuusk keskkaitsepaari Henn ilmselt ei kasutaks, et talle on nagu ikka meeldinud see, et nagu üks selline tehnilisem, osavam keskkaitse seal oleks ideaalis, ongi võib-olla 2 tükki nagu Slovakkia vastu eelmine sügis kasutati. Et jah, ilmselt olekski see Baskotsi oleks võib-olla parim valik, Peetson oleks valik number 2 ja edasi nagu tegelikult on nagu Okei, mis on, kuna me pidime ennustama, siis hakkame ennustama. Laias laastus variandid paremraitsesse panna, alustan paremraitsesse. Baskotsi, aga selle eeldus oleks see, et Tõudjas alustaks keskkaitses, mis nagu arvestades Tõudjat ja arvestades Iisraeli megatehnilisust, sest Iisrael kõrge palli lasknud üldse hästi, ta mängisid ainult maast, mis on ülisuur risk ja Lepistu puhul sama, eks ole. Teine variant oleks sinna paremale panna Schönin Larsen, aga siis on küsimus, keda vasakraitsesse panna. Kolmas variant paremraitsesse on siis panna mees, kes seal muidu ei mängi, aga võib-olla kunagi on proovitud, ehk siis Soometsa on Henn proovinud paremraitsest kunagi. Millerit, Miller on vana hea, see on selline, see on ujursaad, on selline, mis see momentliim, et ta iga asja ikka seab kinni, kui on vaja. Ja tegelikult, eks ole, Sinjavski Tšehhis, kui mängib äärekaitses, siis ta on paremal ja kui mängib vasakäärt, siis ta on vasakul. Mingid kogemused on olemas, see on siis see raamistik. Me siis ei pane seda, mida meie teeks, vaid me ennustame, proovime sisse näha Jürgen Henni pea sisse. Nii, et kelle sa paned? Mina panin Milleri, et nagu sa ütlesid, see vana hea momentliim, et täidab kõik vajalikud augud ära koondises ja ütleme, pikalt olin seda meelt, et äkki Soomets panna, aga kui vaadates meie keskvälja ka ja seda, et Sappinen kukkus ära, ilmselt tähendab, et seda minnakse ühe ründajaga, siis ikkagi ma eeldan, et Soomets ikkagi pannakse keskele sinna 6 peale ja seetõttu ma jäin Milleri juurde, et tal ikkagi ta jaksab joosta, tal on ka olemas täitsa okeid kaitsvad omadused ja mina, ütleme jäin väga ebatraditsiooniline valik, aga ütleme nii, et oleks mõnes mõttes hennilik valik jälle. Ja mina ise hästi pikalt mõtlesin ikkagi Lasi Sinjavski, aga ma natuke Jürgen Henni käekirja arvestas, mina arvan, et seal alustab Schönin Larsen, et me jõuame sinna hiljem vasakraitsi juures, et miks, aga läheb ikkagi tõupuhas mees, kes viimase klubimängu tegi ja 45 minutit parem raitsina. Muidu Schönin Larsen kahjuks räägib see, et see oli mitte ülikehv, ütleme kehvalt. Aga samas ei ole tõesti paremat meest, et veel see äärekaitses on nagu on. Keskkaitse, ma arvan, meil mõlemal on Baskotsi Kuusk, et ega seal väga rohkem valikuid nagu ei olegi, et kas sa julgeks Tõudja või Lepistuga riskida Iisraeli vastu? Pigem mitte ja arvest seda, et nad 2 eelmises mängus mängisid koos keskel ja mängisid, selles mõttes toimis nagu okeilt, et ma ei näe nagu selles mõttes põhjust nagu vahetada ja vaadates, kuidas Henn on tahtnud mängida, siis ta näeb seda, et Baskotsi peaks seal keskel olema, aitaks palli liigutada ja Kuuse selline võitleja mentaliteet, see kindlasti sellises mängus kulub väga ära. Oleks Norra vastu, kui oleks esimene vastu Norras, ma arvan, et Tõudjas, mina paneks juba Tõudjat. Siis vaatan, et see paned suur tugev mees. Seal on 200 meeter 90 stender, kes sul ei tribla, et nende vastu see Tõudjas võiks päris hästi mürada, eks ole. Arvestades, kui võimas see Tõudjas on olnud sel hooajal just õhus. Ta on see silma paistab paremaks läinud, et sinna ma julgeks panna küll, aga nende Iisraeli lühikeste vendade vastu on, see on selline, kõlab nagu selline väga suur risk. Kui pannakse Tõudjas, saab hakkama müts maha, ma saan aru, miks see risk tundub liiga rets. Ja ma olen selles mõttes sinuga nõus, et võib-olla tõesti Norra vastu äkki minnakse selle lahenduse peale, et eks näeb ära, kuidas nüüd seekord äärekaitses hakkama saadakse ja kui ongi see tunne, et nüüd ikkagi on vaja seal, ma ei tea, Baskotsi järel nihutada, siis ütleme Tõuge sisse toomine ilmselt järgmine käik, mis Hennil teha oleks võimalik. Ja vasakraitsesse, ilmselgelt mul jääb üle ainus tõupuhas vasakraitse, ehk siis loomulikult Joosep Saliste. Pluss on muidugi see, et ta on ju puhad mees, sellepärast, et sa viimases liigamängus just on kiirelt idiootse punase vaata, et värskus peaks olema. Ei ole see klubijooaeg nii eriline olnud ja need koondise mängud ei ole ta nüüd nii eriline olnud, et see tekitaks sellist rahulolu, aga
Jürgen Enni teades või tema treeneri arvestades, et Larsen paremal saliste vasakul, see on nagu platsil olnud, sa tead, et selles mõttes, et iga muu kooslus oleks selline, et seal on sellist teadmatust, et salistel on omad riskid, et ta natukene nagu, see Euroopa tipptempo jääb natuke, käib natuke üle võlli talle, on tunda, mis on ta paratamatu, sest ta on ikkagi pikalt olnud Paide linnameeskond, mis ei ole Euroopa tipptasemel meeskond, aga ma arvan, et Enni puhul mina usun seda, et ta kasutab seda, mis on toiminud, kuigi ma võib-olla edasistes loogikates, mis siin tulevad, päris sama lähenemist ei kasuta. No oma loogika on mul ju olemas, Talvet. Ja muidugi, et eelmine aasta ju novembris Slovakkia vastu oli selline variant ja nüüd ju viimati Moldov vastu ka, kui Peetson sai oma kollase kätte, siis võttis ju ka Henn seal Moldov vastu Peetson teisel poolel pingile ja tõigi salist tasemele ja siis vahetati ääred ära jälle ja aga ütleme, kuna mina sinna Milleri panin paremale, siis mul ikkagi Larsen on vasakul oma nii-öelda naturaalse positsiooni peal, et seal oli ka, kui Henn nüüd seal ikka esmaspäeval kogunemisel, kui kaitseliinist rääkis, siis ütles ka, et meil on ju Kuusk, Baskotsi ja Larsen olemas ja põhimõtteliselt need 3 meest on need, keda ta näeb, kes kindlasti mängivad ja nüüd ongi see, kes see 4. seal kaitseliinis on, et see ongi see nii-öelda see küsimuse koht. Poolraitses, kuna meil räägime ainult Aitselriisis, siis justkui oleks hästi, ja tegelikult see, et Palumets on eemal kaartidega, siis see on tegelikult selles mõttes ikka halb uudis, et Palumets mulle endal väga meeldib, minu jaoks ta on kuidagi hästi, minu roondises oleks ta kindlasti olnud algkursis mees, aga nüüd lähme siis 4-4-1-1, eks ole, et alustame siis seekord alustame hoopis parem ääres siis. Et mul on selles mõttes lihtne. Jakovlev eelmine mäng Iisraeli vastu võeti välja, äkki 5-6 minutil, sellega jäi pool tundi hiljaks, et sind esimese pool lõpus võtta, sest seal ikka jäi jalguse raitsesse mitte töötamine, see oli mure. Ja nagu öeldud, vasak äär on Iisraeli kõige hirmsam koht, siis loomulikult Martin Miller. Et selles mõttes, et see põhjus, et miks sa paned ta raitsesse, ma panen poolraitsesse, et okei, et seal parema ääre peab kinni tsementeerima. Jakovleviga seda ei anna teha minu meelest. Ja ma saan aru, et siin juba osad on näppu püsti, et tahaks Pihhinit sinna või keda iganes, aga ei ole see koht, kus parem ääre on see, kus ei saa ratsetada. Siin peab olema raitsev mees, minu meelest. Mina olen seda meelt, et mulle tundub, et Hennile, kui mõtlesime, et peame minema Henni vähe, et Hennile Jakovlev meeldib ja ta on teda usaldanud ja ma usun, et usaldab nagu edasi, et ma ei näe hetkel, miks ta peaks selle muutuse tegema, kuna mul juba on Miller on kaitses ära pandud, siis 2 Millerit väljakule saata ei saa. Ja Pihhin on ilmselt ongi see mees, kes võib-olla säkki võib vahetusest tulla, kui on vajadus. Ilmselt on see, et Jakovlev ei ole see mees olnud, kes paneks kõik 90 minutit, et pigem ta mingit välja võetakse ja nagu sa öelnud ka, et vastased just sealt äärelt väga palju ilmselt ründama hakkavad, siis Jakovlev saab seal avapoolel joosta ikka nii, et nagu paha hakkab ilmselt, et jah, raske see äär saab olema ja sealt kindlasti kardan, et võib põlema hakata, aga sul on parem raitse ja Miller ja parem äär Jakovlev ja ma uuesti räägin, seal on reaalselt Inglismaa kõrgliiga tasemel vennad on põhimõtteliselt sees. Jah, lähme sellise äärega, ma saan aru, miks sa ei ole jalgpallitreener. Sa paned segast. Aga nüüd räägis vasak äär on, mis mõlemal Sinjavski on. Jaa, et ega siin väga palju rohkem valikuid ei olegi, et sama ongi, kui Sinjavski kaitsesse pannes tekib küsimus, et keda nagu siis sinna vasakusse äärde panna. Jah, sellega on lihtne. Rats alumist. Me peame siis, kuna me ei loe neid punktega lihtsalt põhimõtte pärast, et me peame siis poolratsite puhul täppi panema, kes on alumised ja kes on ülemine, mis on selles mõttes oluline, et eelmises Artnos Käit mängis ülemist. Andres Ooper väga meeldib, kuidas Käit, eks ole, on ründaja tadune. Mina olen skeptilisem, samas ma pole jalgpallitreener, ma olen lihtsalt loll fänn, et mine sa tea, et proovime siis altamiselt alt peale, et mina arvan, et Mattias Käit on üks alumistest poolikutest, lihtsalt seepärast, et Iisraeli vastu eelmine kord alustasid Poom ja Soomets ja me sealt alt ei saanud seda palli üldse ülespool, et selles mõttes me olime seal oma rasti surutud ja palli võitsime,
siis oli selline paaniline löök mitte kuhugi ja siis jälle Iisrael tuli ja me, Poom Soometses ei olnud head eelmine mäng, eks ole, me peame, kui see praatus 1-2, mille oleks siin ammu ära fikseerida kuuletel 1-2, et Eesti läks juhtima Baskotsi väravast umbes 10. minutil. Esimese poole keskel 1-2, teise poole keskel 1-1, teise poole keskel 1-2, aga peale löögi, et ma mälu järgi ütlen, oli umbes 7-29 selles mängus ja see oli selline 1-2, mis ei vastanud mängupildile, aga jalgpallifännid teadsid seda. Näiteks mina arvan, et Rait seepärast on all, mille vaja ühte meest, kes seal all hoiaks asja kontrolli all ja ta klubis mängib ka seda alumispoolikut ja Rait, ma tahtlustan, et seal üleval ründe taga on selles mõttes raiskimine, et ta oleks mängust väljas, et ta oli esimeses mängus, tal neid pallipuuteid oli olematult, et ta oli ei kellegi maal, et natukene mina vahetaks neid nuppe ümber, aga samas Käit on olnud ründav, see on jälle Henni loogik järgi, rohtus ei ole vaja vahetada. No mina paneks, kui seal nii-öelda 2 keskmist on see nii-öelda 8 ja 6 on, et mina paneks Käidi ka sinna 8 peale, et kes siis nagu tõuseb veidike rohkem võrreldes see 6-ga ja siis Käit on selline mees, kes tegelikult suudab palliga joosta, ta on põhimõtteliselt ju tegelikult meil, ma ei tea, kas ainus või üks vähestest, kes suudab seda teha, et võtab sealt enda poolelt palli ja suudabki selle viia vastaste värava lähistele, et sellist palliga jookset meil teist ei ole, ta ongi selles mõttes ju ka füüsiliselt ka piisavalt tugev ja et ta suudab seda palliga seal niimoodi joostes katta niimoodi edasi viia, et kindlasti ta on oluline, nagu sa ütlesid ka, et eelmine kord seal Poom ja Soomet suutnud seda palli kõrgel viia, et siis kindlasti Käit selles mõttes on oluline mees, et tema kindlasti suudab seda palli, on võimeline sellist mängus edasi viima seda palli, jah. Kes tema kõrvale, üle-eelmine mäng olid siis Poom Soomets ja eelmine mäng Moldovale alustas tegelikult Ainsalu, kes tegi mitte küll silmapaistalt teada, selline enam-vähem okei partii, et sinna vist 3 meest on ja lisaks Shane ka, kui tahad olla selline, kui tahad eespool kasutada ründavamat meest näiteks, et siis kes arv, kes see teine on? No mina pakun ikkagi Soometsa, et muidu ma ütlesin ka, mul on isest on Georg Palumets on väga meeldinud ja muidugi need 2 punast kaarti natuke enda aktsiad siin langetanud, aga kui vaadates nii-öelda siis ka neid kuidagi kaitsvaid omadusi ja siis seda, et sealt võib alt ikkagi ka vahepeal sööduga välja tulla, et siis ikkagi pakuks ikkagi Soometsa, et selliseid võitlejaid on sinna keskele täna vaja ja ma arvan, Soomets on rohkem nii-öelda henniliku käekirja mängija kui näiteks Ainsalu. Ja ma arvan ka, et Soomets, kuigi see nagu füüsilist, ma proovin korraks sinna pähe mõelda, mis see Iisrael tegi, siis jah, Ainsalu võib-olla füüsilisus oleks päris äge seal, Poomi kasuks räägib väga hea vorm, mis tal Eesti liigas on, tõenäoliselt Eesti liiga parim mängija. Aga Soomets võib-olla oma profiililt oleks kõige põnevam, kuigi Soomets eelmine mäng sai punase kaardi Iisraeli vastu. Jah, see on 2 kollast on ja aga jah, ma patnun miski pärast sinna rõhutunde pealt Soomets, et just kui seal Hollandi esiliigas ka jalad kind of alla saanud, eks ole, et mingid minutid ta saab alati sisuliselt, et suht tipp-top. Ründaja tagune variandid, siis meil on, ütleks, selline variant kutus ära nagu Rauno Sappinen, kes meile hetkel teadaolevalt on põhjustel, mida me ei tea. Hea lause on meile mitte teadaolevatel põhjustel on koosseisust väljas, tahtsin öelda. Mina võib-olla oleks selle Sappineni pannud tegelikult isegi ründe taha, aga seda me ei saa panna, siis ründe taha reaalsed variandid, mis meil siit koosseisust vastu vaatavad, kui meil on Rait alumine. Poom, Shane, Tristel. Ma arvan, et meil mõlemad Rotto Robert Shane, et siin ei ole mõtet ja keerutada, eks ole. Jah, et selles mõttes kindlasti neid, kes Kristelit tahavad, neid on kindlasti oma jagu, aga mina ikka arvan, et Shane on selles mõttes eelmist sügise mängud, mis ta mängis samas kodus Aserite vastu, et see mängis seal 10 peal ja mängis väga hästi ja kodus nüüd Iisraelil on ka selline mäng, kus vähemalt sõnadest tahetakse minna mängima ikkagi sellist mängu, kus midagi lõpus ka näppud vahele jääks. Ja kui me tahame, et midagi näppud vahele jääks, siis kindlasti Shane'i roll peaks selleks olema nagu väga suur ja õnneks ta nüüd on Norras ikkagi aina rohkem minuteid saanud, et vigastusest ise ütles esmaspäeval ka, et ta on nagu taastunud.
korralikult ja nüüd ongi see viimane liigamäng, ta oli juba põhis, mängis seal 78 minutit, äkki ma peast mäletan, et ta ikkagi on selles mõttes mänguvorm on olemas ja nagu sealgi Norras ka oodatakse just temalt seda, et kes peab olema see mees, kes aitab meeskonnal palliga mängida, et ilmselgelt ta peab olema Eesti koondis see mees, kes aitab meil palliga mängida ja miks me eeldame, et Shane on seal kõrgel, ta see Frederik Stadt mängib 3-4-3, kus need 2 alumispoolikut, eks ole, on ikkagi pigem madalad, eks ole, ta ei mängi nagu väga ründaval positsioonil, vaid alt palliga, eks ole. Nii palju, kui ma vaatan statistika põhjal, mitte mänge näinud, et targutan, et miks sa ei julgeks teda panna alla, miks me mõlemad mõtleme just nii, et ta mängib kõrgman? On seal mingi hea loogika sellele? Sest ma mõtlen ise ka nii. Jaa, mõtlengi, et selles mõttes Eesti koondis, ma arvan, ikkagi endast tugevama vastase vastu vajab ühte sellist nagu rohkem kontrollivamat mängijat, nagu on Soomets, et nagu on rääkinud ka, et siin Käit on klubis mänginud, aga samas ta mängib sellises klubis, mis pigem Rumeenia liigas on ju ka esimese poole klubi, ehk tihtipeale ta on niisugune klubi, kes on nii-öelda domineerivamaks pooleks ja seal on selle nii-öelda 6 roll kindlasti hoopis teine kui võistkonnal, kes võib rohkem nagu surve alla jääda. Et lihtsalt ma arvan nii-öelda vastasest tulenevalt, et kui me kodus mängime Moldova vastu, siis võib-olla tõesti paneme äkki seal Käidi ja Shane'i keskele ja siis paneme 2 ründajat ka veel, et sellises mängus võib-olla tunduks nagu loogilisem, aga just ma arvan nii-öelda vastasest tulenevalt on selline, ütleme minu ennustus selline. Ja rünnat on, kui kui keegi Tamm ei ole vahepeal tunniga ei ole vigastada saanud, mida ei saa välistada, arvestada seda praegust Eesti koondise seisu, kus mehed järjest langevad, et siis Tamm on vist ründas, et seal see, mis Sloveenias näidatu on piisavalt impressive, paneme ühe ingliskeelse ilusa väljenda ka, et teda ei saa vist välja jätta. Ilmselt mitte, sest et ütleme, et muidu olekski olnud see, kui sellise formatsiooniga minna, olekski olnud küsimus see, et kas tipus on Tamm või tipus on Sappinen. Et seal eelmises aknas ju ka oli, Sappinen jäi avamängust jäi vigastust tõttu eemale, Tamm alustas tipus, teises mängust oli Sappinen tagasi, Sappinen alustas siis tipus, Tamm oli pingil. Et Tamme kasus kindlasti räägib see, et ta ikkagi tegi Sloveenias väga hea pool hooaega, tuli meistriks, lõi väravaid, oli nagu mängus sees, seal jooksis, survestas vastast, võttis vastasel kaarte välja, oli nii-öelda selline nagu ründaja välisklubis olema peab, et ta on kindlasti, ütleme praegu, tahaks nagu öelda, et äkki on kõige paremas vormis Eesti ründaja ikkagi, et peab olema, et eeltavasti, et üks hetk kindlasti teisel poolel, ma arvan, tuuakse äkki Anier tema asemele, et kui seal on Tamm kõvasti neid vastase kaitse trappinud, et siis Anier tuleb ka oma kehaga rammib veel neid Iisraeli mängeid seal, et äkki siis tekib veel mingeid variante, aga ütleme jah, ma arvan, et Tamm alustab, Anier tuleb vahetusest ja siuke meie see ründaja roll olema saab. No ma ütlen, nagu siin targamehed ütlevad, siis kõik selgub treeningutel, et me ei tea, et see, me paneme profipatsu pealt, jõutunde pealt, Rütt ja ennustame siis ka lõppseisu. Ilus 1-2. Mina ütleme, ma väga kardan seda Iisraeli vasaktiiba niigi, et mul ütleme nii, et oleks meil kõik rivis, ma läheks, et tõmbame paar rõlli sisse, fännid ei ole 2-0 ja läheb laiali, aga ütleme nii, et see rõhutunne hetkel peale, just tänu sellele, et need match-upid vastasseisud platsil, need ei ole eriti lubavad, et ja täpselt see, kuidas Iisrael otsib ka hirmsasti sinna kaitseliini ja poolkaitseliini vahel neid sööte, et see näiteks Palumets oleks ideaalne sinna vahele, tal on seda, meil ei ole see Palumetsa ka, meil pole metsa, et meil on igal pool on täpselt nendes kõige halvemates kohtades, et vahet pole mingi Sinjavski vasak äär, vaata, täitsa savi, vaata, ma võiks sinna mingi Nikita Ivanoviga panna, vahet ei ole, kes seal on, pole hullu, mida hullu juhta, meil on Rõie need valusamad kohad, et kui siit Eesti peaks punktid või lausa 3 võtta, tegelikult oleks arvestades kõiki neid kadusid ikka kõva temp. Tuleb sinuga nõus olla, et ütleme sükest väga suurt optimismi ma kahjuks ei tunne,
aga samas ütleme... See on vana tüünik ja vana tüünik. Tahtsin jõuda selleni, et nagu esmaspäevases trennis peatreener Jürgen ütles, et kui on võistkond sellised kaod, siis tihtipeal juhtub see, et kuidagi võistkond suudab ennast rohkem kokku võtta ja mobiliseerida ennast. Ta arvab, patut 3-0 Eestile. No, ütleme teeme siukse 1-1, et see oleks kokkuvõttes, ma arvan, väga hea tulemus ja väga okei asi meie jaoks, kui me suudaks 1-1 välja mängida. Jah, et sina siis lähed meil Delfis kajastama. Ja. Ma saan aru, kuulsalt koos. Mind seekord ei võetud, siis Gendoor ei ole ise, mina mõtlesin, ma lähen Sinkeri vaatab fännikule, mul on see kuradi ralli täna, ma ei tea, kuidas ma jõuan sinna. Et sest klassikalist kruusalut sisse ja kohale, et seda ei saa nii teha, et kohe murevad. Kas on üldse mõtet, võibolla pean Raiteri sinna ajakirjanike tribüünile tulema. See saad sinna pitsad seal ära söödud, vaata, joodid ära joodud, mis seal on, et pole ta mõtet, et kui raske elu, ma räägin, raske ajakirjanike elu on vahest. Aga ma ei tea, kas ma üldse saatan lubasin veel mõne teema välja, vist mitte, oligi Pohlat ja Toondusi. No põhimõtteliselt küll, jah, et selles mõttes sai, nagu ma arvan, kaetud need asjad. Ja... No nüüd teeme sellise tunnise meistriga ploti veel otsa. See on kõik timm, et selline vana hea eksprompt saade, et vaatab, kui Jumal annab, siis prooviks ka Iisraeli mängu siin kohe selline eksklusiivselt kortu võtta laupäeval, kui Kalvet saab ennast välja. Laupäeval viitsib, tähendab vabal päeval viitsib tööle tulla, siis vaatame äkki teeme. Kella 10 on lapsega tennist mängima, pärast seda ma arvan saab. No vaat, lapsega tennist, no mis. Aga jah, no, peaasi, et nüüd päris koledaks mändi läheks, et ilusat kodust õnnestumist läheks Eestil hirmsasti vaja. Jaa, kindlasti aitaks kõvasti kaasa, võib-olla tooks isegi esmaspäevaks täismaja publikut ja oleks muidugi äge, kui esmaspäevõhtul oleks kõik. No taaskord see on jälle see Eesti fännide totrus, sul on reede õhtul mäng, kus sa võid punkte võtta ja seal on mingi 2 korda vähe rahvast, kui mingi Haaland, tuled jälle mingi eestlased oma punastes särkides kuradi tahavad patsuli, et see mulle ja siis vaata, kui Haalandit ei ole, siis on see esmaspäevane ikka nii halb päev mänguks ja algab hilja, vaata, 21.45, no siis on mingi on seal, oleks vastupidi, et seal oleks Iisrael, siis miljon vabandust, miks ei saa tulla, on raude, hilja, pime, külm, halb, kõik on halvasti ja siis kui Haaland on, siis on kõik let's go, mingi mäng võiks esmaspäeval kell 1 öösel ka alata, sest et sobib kõik ja see, ma ütlen, mul see toetame Eestit, mitte vastaste staare, on minu surguse turja fänni, vaata, ma olen täna siin juba 6 tundi rallibloggi teid, ma tunnen, ma särtsu täis. Ma võiks lihtsalt mingit tuidega järjest ka rääkida teevad, see üksi, vaat. Päriski uus formaat, ei ju mõtted, vaat. Jaa, see oleks tõesti uus saate formaat. Ei vaja siin nii kaua, kui päris spordis saadet ei ole, aga okei. Jah, selleni on kõik, paneme trillid peale. See nädal, jah, kui teeme saated, siis Andres Oprit ei ole ja siis mingi ette saab ikka tulla oma kuulsate nende suurte võitu ja saavutustega rääkida, mis seal toimus. Jääme ootama seda. Jah, aga kuulmiseni! Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.